Sõbrad, räägin teile ühe loo. Lugu on fantaasia valdkonnast. Ulmeline lugu. Teiega mitte kunagi sellist asja ei juhtu. Teie ju kontrollite oma elu ise. Te olete mees. Pluss-miinus 40. Teil on elus kõik suht hästi. Töö juures hinnatakse, palk on hea. Kodus ootab naine, 2 last. Ja isegi pangakontole on teil tekkinud korralikud säästud. Aga sellest, et teil kõik on hästi, teate ainult teie ja teie pere. Ülejäänud ümber ringi mitte keegi ei tea, kui hästi teil tegelikult läheb. Ja selleks, et kõik saaksid teada, oleks vaja osta midagi ego jaoks. Midagi, mis paistaks silma. Sõbrad, sportkupee tuleb kohe vähe. Selge, idee on olemas, aeg on kooskõlastada. Kuna teie rahakotil on ka teine omanik, kelle käes on tõenäoliselt kontrollpakett, siis selle ideega te lähete oma naise juurde, oma kaasa juurde ja hakkate kooskõlastama. Ja siin juhtub midagi ulmelist. Kui siiamaani teie otsused on kõik õiged olnud, vorst, leib, sai, kõik, mis te olete poest valinud, on õige olnud, siis see idee järsku võetakse nugadega vastu. Hui sulle, mitte sportkupee. Kui sa tahad osta uut autot, siis see peab olema pereauto, kus on suur pagasnik, taha mahuvad kõik lapsed ja ühesõnaga üks korralik pereauto. Selge, ülesanne kätte saadud, hakkame täita. Aga jääb ju ikka see väike soov. See, kuidas upitada oma ego, kuidas näidata, et teil läheb tegelikult hästi. Ühest küljest on teil kätte antud käsk, et osta üks korralik pereauto. Teisest küljest te tahaksite midagi endale hingele. Ja nüüd, kuidas sobitada need 2 asja? Selleks on autotootjatel juba ammu lahendus olemas. Sõbrad, Porsche Cayenne. Sõbrad, ostetud, Porsche, minu oma, kallistan, Sõbrad, kontrollime üle, meil oli ülesanne. Endale tahtsin midagi sportlikku, välimus. Täiesti olemas, vaieldamatult sportlik välimus. Rikkalik varustus sees. Tulge vaadake, täiesti olemas. Ülesanded, mida naine andis. Lastele ruumi, palun. Kui on 2, võib teha ka 3. endale. Ja kui teil on vaja midagi pagassi panna, siis isegi siin leidub ruumi. Naise poolt ülesanded täidetud. Lähme piilume, mis on meil kapoti all. Kapoti alt me leiame muidugi bensuka. Oot. 3 turbodiisel. What the fuck? Mille jaoks? Kes ostab Porsche diiselmootoriga? Õige. Naine rääkis. Ta oli kuskilt foorumist lugenud ja isegi sõbranna kinnitas, et õige pereauto on diiselmootoriga ja kütuse kulu on alla 10 liitri ja siin see ongi. Ja uskuge või mitte, aga tal on õigus. Sõbrad, see mootor on ökonoomne, odav remondis ja sõbrad järelturul likviidne. Palju lihtsam on müüa diiselmootoriga Porschet kui bensiinimootoriga. Nii et siin tuleb panna tšekk naisele, nii et tal on õigus. Aga mida teie naine ei tea, et sellel mootoril on 180 kilovatti, tal on peal turbo ja meil on 4 vedu. Ja sõbrad, selle komboga juba midagi suudab teha. Kui mitte kõiki, siis teatud kategooriad inimesi või autojuhtimi kindlasti suudame karistada linna vahel. Nii et paneme selle kapoti kinni ja kiiremas korras linna peale. No see on nii. See punane. Seisad niimoodi siin rahulikult valgusfoori taga. Vaatad, sealt keegi ei läheneb, vajutad rahulikult sport. Nupuke läheb sisse.
kõrval on mingi Mitsubishi punane, kohe läheb kollaseks ja karistame. Nägemist! Blogimise vahel tuleb tankida. Ametlikud andmed 0-100-ni 7 sekundit 0-100-ni. Kütuse kulu linna vahel kombo või keskmine, ütleme niimoodi, 8 liitrit 100-le. Sõbrad, mida te siis saate selle raha eest Porsche Cayenne'is? Sportrool, nahkistmed, ventileeritavad, loomulikult kõik aknad elektrilised, peeglid elektrilised, keskel suur monitor, 100 000 nuppu, millest kohe esimese korraga ka aru ei saa. Ma ise ei saanud aru, kuidas see alguses mida ja kuidas siin käsitleda. Seda kõike saate näppida, kui te istute selle roolis. Ja sõbrad, mis siis kõige tähtsam armatuur. Porsche kohaselt keskel on meil pöörete lugeja ja kiirus teile näidatakse muidugi 50 kaupa. 0, 50, 100 ja niimoodi kuni 250-ni. No nii, sõbrad, sai natukene lina vahel kihutatud, auto on mustaks läinud, aga see pole point. Sõbrad, mis ma tahan kokkuvõtteks öelda? Kui te vajate suurt pereautot, sportlikku ja vastupidavat ökonoomset, siis Porsche Cayenne on kindlasti üks hea valik. Selles põlvkonnas on juba kaotatud ära kõik need lapse mured, mis on esimesel põlvkonnal ja ta on kindlasti teile üks truu kaaslane. Aga sõbrad, minu poolt seniks on kõik. Kui video meeldis, pange like, subscribe, ootan teid kõiki oma kanalil kommentaarides ja nagu ikka järgmise kohtumiseni.